Viimasel hetkel õnnestus Ormisel kelk peatada. Veel natuke ja ta oleks suure hooga jõkke sõitnud. Selle mäe pealt ei saagi aeglaselt alla sõita. See on selleks liiga järsk ning parajalt pikk. Aga kui mägi lõpeb, jääb kelgu peatamiseks üpris lühike maa. Jõgi tuleb vastu. Tegelikult külmub see küll talvel kinni ja nii saab muretult kelguga jõe peale sõita ning seda poisid tavaliselt teevadki. Aga praegu on talv veel liiga noor. Tõsi, jõe servad on siiski endale juba õhukese jääkoore kasvatanud, aga sellest ei piisa kaugeltki, et sinna peale astuda, rääkimata kelguga sõitmisest. Ära rohkem seda enam tee. Mul jäävad varsti närvid haigeks, kui ma sinu napikaid vaatan, ütles Pilgu, kes omakorda kelguga mäest alla sõitis ning vajalikuks pidas Ormise kelgusõitu kommenteerida. Mis see siis on? Paned enne jõge jalad maha ja pidurdad. Ja kui selline pidur ei tööta, siis paned hädapidurit, vastas selle peale Ormis ning kloppis oma lumiseid pükse. Milline see hädapidur on? Tundis Pilgu uudishimu. Veeretad ennast lihtsalt kelgu pealt maha, vastas Ormis. Aga kelk sõidab ikka jõkke ja oledki sellest ilma. Mis sa siis teed? Ütles selle peale Pilgu ning pühkis nina jope varrukasse. Siis ma võtan sinu kelgu ja teen sellega järgmise sõidu, vastas Ormis. Mina oma kelku sulle küll ei anna, lased selle ka veel jõkke, ütles Pilgu ning haaras oma kelgu kaenlasse. Ma pole arvanudki, et sa oma kelgu mulle annad. Ma lihtsalt võtan, ütles Ormis ning tegi liigutuse, nagu tahakski ta kelku ära võtta, mille peale Pilgu koos kelguga minema jooksis. Pimedaks kisub, peaks hakkama minema, hõikas mäe peal seisev Vimmut, keda häiris teadmine, et pool mäge tuleb veel ronida. Hakkame jah, hüüdis Urgus, kes koos Endrega ühe kelgu peal olid just mäest alla sõitnud ning 4 jalaga enne jõge pidurdanud, nii et lumepilv üle peade tõusis. Mis kaudu me lähme, kas punkrite juurest või suure tee äärest? Küsis Ormis, kui kõik mäele olid kogunenud. Hull oled peast, punkrite juurest küll ei lähe, varsti on peaaegu pime, tuli Urguselt kiire vastus. Aha, Urgusel lõi vedelaks, piisab öelda ainult punker ja juba ta väriseb, ütles Endre. Ma lihtsalt praegu ei taha minna punkrite juurest, ma olen käinud küll seal, püüdis Urgus oma positsiooni kohendada. Siis teeme nii, et kes tahavad punkrite juurest minna, tulevad minuga ja kes tahavad suure tee kaudu minna, need lähevad Urgusega, tegi Tehur lõpuks ettepaneku. Mina lähen Urgusega, ma täna ei viitsi punkrite kaudu tulla, otsustas pikalt mõtlemata Sute. Kui Kelgumäelt tulev tee hargnema hakkas, siis jagunesid poisid 2. Urgusega läksid Sute ja Vimmut. Tehuriga liitusid Endre, Vihuris, Ormis ja Pilgu. Oled sa kindel, et sa meiega tuled? Küsis imestades Ormis, kui nägi, et Pilgu on ennast punkri meeskonda sättinud. Muidugi olen kindel. Mis mul siis viga on? Kas mina ei tohigi tulla? Ärritus Pilgu. Võib, igaüks võib tulla, rahustas Vihuris. Vaadake, et siis punkrite juures jooksu ei pane, niimoodi jõuate veel enne meid kohale, hüüdis Vimmut metsaraja valinud poistele. Jaa, teie vaadake, et ära ei eksi ja et üldse kohale jõuate, hõikas vastuseks Endre.
Punkrid on salapärased ehitised, mis jäävad Kelgumäe ja koolimaja vahel oleva metsaraja äärde. Kelgumäele pääseb suure tee kaudu, mis on ehk otsem ja lihtsam tee, kuid aeg-ajalt põnevuse pärast kasutatakse selleks punkritest mööduvat metsarada, millel punkrimeeskond just praegu edasi liikus. Esimene punker paistab, ütles Vihuris. Päris kõhe, poetas Pilgu. Enne just küsisin, kas sa ikka oled kindel, et siit kaudu tuled, ütles selle peale Ormis. Üksi küll ei oleks tulnud, vastas Pilgu. Mis te sellest arvate, kui vaataks täna sinna sisse, ütles Tehur esimese punkri ees seisma jäädes. Lähme parem tagasi, arvas selle peale Pilgu, kes juba mõni samm varem seisma oli jäänud. No nii, seda võiski arvata, ütles selle peale Ormis. Võsa ja puudega kaetud nõlvaku sisse ehitatud massiivne kividest punker meenutas hämaras valguses kõhedust tekitavat ning eemale peletavat moodustist, mis ennast justkui aeglaselt maa seest välja ajab. Poisse jõllitas sein, mille keskel oli ilma ukseta ava, millest voolas välja sünget pimedust. Kummalgi pool ava olid seinte sees väikesed augud, mis vahest ehk akende rolli pidid täitma, kuid mis nüüd sügavaid hirmutavaid musti silmi meenutasid. Selliseid väikeste vahemaadega täpselt ühesuguseid punkreid oli metsaraja ääres kokku 3. Ringi liikuvate juttude järgi elas punkrites keegi, keda kunagi ei nähtud ning just see asjaolu ehk ongi salapära, mis punkreid looritab. Pilgu, vaata sisse, sinul on head pimedas nägemise silmad, ütles Endre. Mina ei vaata kuskile sisse, lähme tagasi, teised on juba varsti kohal, vastas selle peale silmnähtavalt ebamugavust tundev Pilgu. Samal hetkel juhtus midagi sellist, milleks keegi valmis ei olnud. Punkri ukse avasse ilmus vana. Kõik tardusid. Keegi ei suutnud ennast liigutada, veel vähem midagi öelda. Jookske, ütles lõpuks ennast kõige kiiremini kogunud Vihuris. Selle tardumusest vabastavas sõna peale hakkasid kõik mööda rada edasi jooksma. Ainult Pilgu oli see, kes mööda tuldud teed tagasi jooksis. Mõni hetk hiljem jõudsid poisid järgmise punkrini ning täpselt sellel hetkel ilmus punkri ukse avasse seesama vana. Ehmatus lisas poiste jalgadesse uuesti kiirust ning jooks mööda metsarada jätkus endise hooga. 3. punkrini jõudes vaatas Tehur korraks tagasi. Jääge seisma, hüüdis Tehur hoogu maha võttes. Pilgut ei ole, lisas ta hingeldades. Kõik jäid seisma. Hingeldades ja samal ajal tähelepanelikult punkrit ning ümbrust jälgides ei suutnud keegi selgelt mõelda, mida peaks edasi tegema. Mis plaan meil nüüd on? Küsis lõpuks Vihuris. Me peame Pilgu üles otsima, me ei saa teda siia jätta, ütles Tehur. Keegi võiks minna abi kutsuma, arvas kätega põlvedest kinni hoidev Ormis.
Samal hetkel ilmus 3. punkri ukseavasse nüüd juba kõigile tuttav vana. Mind ei ole vaja karta. Ärge jookske nagu poolemeelsed, ütles vana. Pikka kasvu, kõhn, kitsalt ümber keha hoidvas sambla rohelises rüüs, pikkade sirgete valgete juustega ning pika valge habemega nägi vana välja täpselt selline, nagu oleks ta välja astunud nõiaraamatust. Pealt näha rahulikus ning sõbralikust õhkava vana suhtes oli esimesel hetkel raske seisukohta võtta. Milliseid mõtteid ta endas tegelikult kannab? Kas teda võib usaldada? Kas temaga võib üldse juttu teha ja enda lähedusse lubada? Meeldiva rahuliku maski taga võib olla kurjust hauduv teemon, kes kõik poisid ära küpsetab või hoopis ahelatesse paneb ning kurjuse impeeriumi jaoks tööle rakendab. Kuid hoolimata hirmu äratavatest ettekujutustest tundsid poisid seletamatul kombel siiski tema silmades siirast sõbralikkust ja heatahtlikkust, mis omakorda tõstis küsimuse, et kas see ei või olla lõks, mis nende tähelepanu uinutab ja hukatusele kavalusega lähemale viib. Meil on üks sõber kadunud, ega te ei näinud, kuhu ta võis minna? Küsis lõpuks endas julgust leidnud Tehur. Oma sõbra pärast ärge muretsege. Tema on juba koduteel, ütles selle peale vana, mis poistesse mõnevõrra usaldust süstis ning neid rahustas. Mida te siin teete? Kas te elate siin? Küsis ennast kogunud ning mõningase pausi järel Ormis. Jah, ma olen siin, vastas vana. Kõigepealt olite esimeses punkris, viipas Endre käega suunas, kust poisid joostes olid tulnud. Siis teises ja nüüd siin. Kuidas seda on üldse võimalik seletada? Lisas Endre küsimuse, kuna ta ei saanud tärganud uudishimust kuidagi võitu. Võib-olla sellele ei olegi päris lihtsat seletust. Jah, aga kui te siiski tahate seda väga teada, siis peate vastust otsima iseenda seest, vastas vana. Aga miks te ennast meile näitasite? Küsis nüüd Vihuris. Sellepärast, et te tahtsite mind näha. Olete kogu aeg tahtnud. Kas pole siis nii? Vastas vana. Ega me ise ka päris täpselt ei tea, mida me näha tahame või kas me üldse midagi näha tahame. Igasuguseid asju räägitakse, nii et me siis igasuguseid asju jutuks võtame ja ette kujutame, rääkis Endre. Nii see just on, jah. Jutud ja ettekujutused saavad kuskilt alguse. Keegi peab midagi teadma. Keegi peab midagi nägema. Või on siis keegi midagi kuulnud? Jah, ütles vana, mis seekord poistes mõningast segadust tekitas. Kas te homme ka siin olete? Kui me sellest kohtumisest räägime, siis vaevalt keegi meid usub. Aga kui koos teistega siia tuleme, kas siis näitate ennast?
küsis Vihuris pärast väikest pausi. Või tulge meile kooli, siis saavad kõik teid näha, lisas Ormis. Jah, arvan, et te peate nüüd minema hakkama, enne kui hiljaks jääte ja teid otsima hakatakse, ütles selle peale vana. Kuidas teie nimi on? Küsis enne teele asumist Tehur. Punkrivana. Nimetage mind Punkrivanaks, ütles vana. Poisid jätsid Punkrivanaga hüvasti ning kadusid hämarusse mattunud metsarajale. Mis te pilguga tegite? Küsis suure maja juurde jõudnud poistelt seal toimetav Varreliina. Mis me talle siis tegema pidime? Tegi Ormis imestunud näo. Läks just natuke aega tagasi siit mööda ja vandus nagu hullumeelne, et punkrite juures oli täna päris koll, jätkas Varreliina. Millisest kollist siin jälle jutt käib? Imestas omakorda Endre. Nojah, võiski arvata, et pilgu järjekordse uduloo on välja mõelnud. Ära tüütavad juba need punkrivaimu jutud, aga seekord oli tal tõesti selline nägu peas, nagu oleks ta hädavaevu inimsööja hammaste vahelt pääsenud, seletas Varreliina tagaseisev Taraminna. Et siis selline õhtu. Pilgu pani ikka päris segast. Ta pidi kasvatajad juba paanikasse ajama. Õnneks jõudsite õigel ajal kohale ja kõik rahunesid maha, enne kui nad teid otsima oleks läinud, ütles Sute, kui toas olid tuled kustutatud ning kõik ennast magama sättinud. Ma ei pane mingit segast, see kõik on tõsi, küsi teiste käest, vastas ärritatud Pilgu. Kahju, oleks ikka pidanud punkrite kaudu tulema, siis oleks ka näinud, mis seal tegelikult toimus, seletas Urgus. Sina jah, oleks tõesti pidanud sealt kaudu tulema, ütles selle peale Ormis ning kohendas oma patja. Järgmine kord siis tuled, ütles Tehur. Loomulikult, kõik peaks tulema, lisas Vihuris. Ma ei saa ikka aru. Nägite siis seal kedagi või ajate siin lihtsalt paksu? Päris lõpuks Vimmut, kelle jaoks oli kogu see lugu üks suur segane mulin. Punkrivana, kostis pärast väikest pausi nurgavoodist Endre vastus. Mis punkrivana? Päris selle peale Urgus. See, keda me nägime, on punkrivana, lisas Endre. Mis asi see punkrivana nüüd siis veel on? Küsis omakorda Vimmut. Kujutlusvõime, vastas pärast tekkinud vaikust Ormis. Pilgu ei osanud enam midagi öelda. Kõigile, kes punkrivana nägid, on see justkui mingi naljanumber. Nagu polekski midagi tegelikult olnud. Nagu polekski nad tegelikult midagi näinud. Ta tunneb ennast tõesti halvasti. Praegu jääb mulje, nagu räägiks ta suure elevusega, ei tea mis põhjusel lihtsalt neid ammu ära leierdatud ja kulunud punkrijutte. Aga täna oli see kõik ju päris. Või ei olnud? Nüüd oli Pilgu veel suuremas segaduses.